Nii, tere hommikust kõigile. Vaikselt inimesed ühilduvad meie täna hommikuse veebinariga AutoCAD-i tarkvarast. Paar sekundit veel ootan, et kõik, kes veel ooteruumis on, siis saavad ikka meiega liituda ja ühenduda ja siis juba hakkame teemadega pihta, sest et ei ole meil täna siin plaanis pikalt aega viita, vaid proovime kompaktselt ja aja efektiivselt rääkida huvitavatest teemadest. Ja selleks webinari pealkirjaks sel korral panin, et AutoCAD tips and tricks ja räägimegi siis täna võib-olla sellistest mõningatest nippidest, mis mõnele teist on kindlasti juba tuttavad, nii et ärge pange pahaks, aga samas kindlasti osadele mitte nii tuttavad ja vaatame siis, mis sellest webinarist siis välja tuleb. Infoks kõigile veel see ka, et me salvestame seda webinari, nii et kui sul on mõni töökaaslane, kellele sa tahad seda linki hiljem saata või jagada seda salvestust, siis see saab võimalik olla. Kui sul tekib vahepeal küsimusi või mõtteid, mida jagada, siis võib kirjutada chati ja käsitleme siis neid pärast teemase ülevaatamist. Ja kui sa näed siin, et mul on siin slaid ette pandud, siis ma ei plaani pikalt slaididega nii-öelda tegeleda, vaid me hüppame kohe tarkvara sisse. Aga lihtsalt veel tutvustuseks siis veidi minust endast. Ma olen Eeva Lomp, AutoCAD süsteemides tarkvarakonsultant ja tegevjuht ja olen siis AutoCAD-iga töötanud juba rohkem kui 11 aastat, erinevaid koolitusi sellele ka teinud ja sellel aastal kirjutasin kokku ka AutoCAD-i raamatu eestikeelsena, nii et ühte-teist olen juba kogenud AutoCAD-is. Kindlasti on palju asju, mida ka mina veel ei tea siin, sest et see areneb pidevalt. Variandid, kuidas AutoCAD-i kasutada, on väga palju. Nii et AutoCAD on siis, nagu me kõigil teame, tunnustatud projekteerimis- ja insenertarkvara. Täna me kasutame AutoCAD 2026 versiooni, mis on siis viimatine versioon tarkvarast ja mõned lisandunud funktsioonid on selles siis sees. Ja väga palju rohkem siin ei hakkagi slaididesse minema, vaid hüppame kohe tarkvara sisse. Ma loodan, et kõik on nähtav ja mingit probleemi pole. Kui kellelgi on mingi probleem, siis võite ka mulle sellest chatist teada anda. Aga nagu mainitud tips and tricks, siis esimene asi, mis ma tahaks näidata, siis Learning Insight. Kui ma avan AutoCAD tarkvara, siis esimene pilt, mida ma näen, on selline startup leht ja kui ma liigun siia Learning Insight, Autodesk on oma tarkvara sees lisanud siia erinevaid videosid, kuidas õppida tarkvara kasutama. Ja siin on siis mõned nagu nipid, mõned tekstilised soovitused, kuidas midagi kasutada, aga see on ka selline nutikas viis, kuidas tarkvaras töötada, sellepärast et ta kuvab seda infot, mis on sinu jaoks relevantne. Kui sa oled tarkvara nagu pidevalt kasutanud, failidega töötanud, mis käskluseid sa siin töötad, mul hetkel siin mingisugust informatsiooni nähtaval ei ole, aga kui sa oled tarkvaras nagu pidevalt töötamas, siis ta näitab sulle sinuga seotud funktsionaalsuses teatud nagu nippe, et kuidas mingit funktsiooni võib-olla paremini kasutada või rohkem kasutada. Nii et selline Learning and Insight, erinevaid videosid saab vaadata ja infot siis enda tarkvara kasutamise kohta. Liigun edasi tarkvara sisse ja mul on siin mõned failid juba avatud. Esimene asi, mis ma tahtsin nii-öelda sellise trikina näidata, on selline käsklus nagu tooltip size. Tooltip size, ma trükin selle sisse ja ei ole palju nii-öelda neid väärtuse, mida AutoCADis saab kirjutada negatiivsetena.
ehk et see tooltip size näitab siis seda ala, kus kohta lühikäskluse saad kirjutada ja kui suur see on. Nii et kui ma trükin siia sisse, see vaikimisi on siis 0, on ju. Kui ma trükin siia sisse näiteks 4 ja enter ja hakkan kirjutama nüüd mingisugust funktsiooni, siis sa näed, et kogu see lühikäskluse vara, mis sul kursori all liigub kaasa, on palju suurem, kui ta oli varasemalt. Ehk et kui siin sul on nägemisega võib-olla mingi teema, soovid, et sul oleks paremini need funktsioonid siit kättesaadavad ja nähtamad, siis see tooltip size võimaldab sul suurendada seda akent. Teine variant on see, kui see on liiga suur, sa tahad võib-olla, et sul oleks see natuke väiksem, siis see võib minna kuni -3-ni. Kui ma nüüd kirjutan siia line, siis sa näed, et see on hoopiski väiksem. Ma enda jaoks liigutan selle väärtuse tagasi 0, sest sellega ma nagu olen harjunud ja nüüd on jälle tavapärases tagasi. Nii et tooltip size selline nipp, kuidas kasutada. Järgmine nii-öelda funktsioon kui selline, ma tahaks rääkida rename'ist. Mul on siin üks joonis lahti ja paljud ilmselt teavad funktsiooni rename. Sellega saab ümber nimetada siis erinevaid tüüpi plokke, kihte, tekste ja nii edasi. Mis ma näitan, on ümbernimetamine siis kihtidel. Siin konkreetses failis on teatud hulk kihte sees, mitte liiga palju. Ütleme, et kui sa töötad AutoCADiga, siis sa oled ilmselt harjunud scrollima alla ja neid on võib-olla sadu neid kihte. Ja tihti näiteks ka, kui X-refid on siis joonises sees, siis nendel on mingisugune süntaks, kuidas neid nagu nimetatakse. Kui ma tahaks, et mu kihtide nimetused oleksid lühemad, näiteks ütleme sellist tüüpi näide. Põhimudel, nendel 3 kihil on ees kõigepealt põhimudel ja siis see süntaks läheb edasi mingit teistmoodi. Siis ma saan teha sellise asja, et ma siin ütleb siis, et old name ehk siis praegune nimetus, mul on siis põhimudel, mida ma tahaks ümber nimetada, siis ma panen sinna tärni lõppu ja näiteks oletame, et ma tahan, et see läheks lühemaks, ütleme põhimudel lühendina oleks PM ja siis jälle panen tärni lõppu. Ta kohe tuvastab, et okei, näed, need 3 on siin siis sellise nimetusega, ma panen siit okei. Ja kui ma nüüd võtan oma layer properties akna lahti, siis ma näen, et see, mis enne oli põhimudel siin, on nüüd PM. Ja selliselt ma võin nimetada neid ümber siis nii, nagu mul endal soov on. Lihtsalt selline kiire viis kihtide ümber nimetamiseks mitu või nagu korraga siis sarnase süntaksi alusel. Siis panen selle korra kinni. Mul on siin väike spikker ees, millest ma täna olen rääkinud, nii et siit me ükshaaval hakkame nende teemadega edasi minema. Ribbonist tahtsin rääkida. Võib-olla sa juba tead, aga on võimalik faili nimetusest kinni hoides drag and drop süsteemi alusel siis tõmmata välja oma siis mingisugune teine fail, kui sul on mitu faili lahti, siis mitte selleks, et sa teed nagu mitu AutoCADi tarkvaraakent lahti, mul on näed siin all üks AutoCADi tarkvaraaken, aga mitu faili. Et ma saan nagu selle, kui sa kasutad mitut ekraani näiteks, selle siis välja tirida ja kasutada siis AutoCADis samalaegselt 2 joonist olla nähtaval. Ja kui mulle see rohkem ei sobi, siis ma saan selle muidugi drag and drop'i abil siis vasakut hiireklahvi all hoides sinna sisse tagasi liigutada. Siis räägime hatchidest. Nendega on alati põnev teema. Tihtipeale nendega võib ka probleeme palju olla, aga sellegipoolest see on üks oluline ja hea osa AutoCADis. Ja mul on siin tehtud 2 kasti ette, kuhu sisse ma siis panen hatchi. Ja ma toon näite praegu sellise viirutuse tüübiga nagu ARBB ehk siis nagu telliskivi viirutus. Võtan lihtsalt viirutuse, liigun kinnise kontuuri sisse. Nii, esimese asja, mis ma vaatan, okei, ma siin väga midagi ei näe. Aha, scale on 10 peal. Panen scale'i 1 peale tagasi, näen, et siin on nüüd telliskivi.
escape'iga korra välja. Mis minu probleem praegu siin on? Sõltub sellest, mis on mu töövajadus, aga oletame, et mu töövajadus praegu on kuvada, siis see on telliskivi sein vaatel, telliskivi nagu alates vasakust nurgast täiskiviga. Et praegu ta lihtsalt tegi nii-öelda selle hatchi keskpunkti, võttis nagu hatchi keskpunktist edasi nagu selle paigutuse siis. Aga kui ma võtan selle sama asja uuesti ja ma lähen Origini alla, siis ma siit saan natuke rohkem infot juba, kuidas viirutused on paigaldatud. Praegu mul siin on vaikimisi paigutus alati ehk siis elemendi keskpunktist. Kui ma liigun Origin, liigun siia vasakule, bottom left, vajutan selle peale ja nüüd panen selle viirutuse siia sisse, siis see nii-öelda täis telliskivi viirutus hakkab minema siit vasakust allnurgast. Ja kui sa jätad selle nii-öelda set as default variandina, store as default, siis ta nagu alati, kui sa nüüd viirutust jälle paned, siis ta võtab vasakult alt nurgast selle kinni. Kui sulle mõnikord see jällegi ei sobi, siis sa tead, et sa saad lihtsalt tulla siit neid eraldi vahetama. Keskpunkt paremalt ülevalt nurgast, vasakult ülevalt või paremalt alt nurgast. Et viirutus siis sobib nagu vastavalt sinu soovidele paigutuks. Kui see on mingi sigrimigri viirutus on ju, et kui sul mingi muru tutiks, et ilmselt sul ei ole vahet, kus kohast see viirutus pihta hakkab. Aga kui tal on mingisugune loogiline asi, kuidas seda tegema peaks, siis see on see võimalus. Okei, järgmine on hatch, millega ma edasi lähen. Ja mis juhtub siis, kui ma tahaksin panna siia kontuuri sisse viirutust, aga see kontuur ei ole kinnine. Et eelmine olukord oli meil siis kinnise kontuuri sisse, ma sain häireklikiga panna, ei ole mingit probleemi. Küll aga tekib probleem, kui mul on avatud kontuur. Ilmselt kõik te sellest teate, et seda teostada veebilehel näidatud viirutuste lisamise punkti, kus see kontuur on avatud. Nimelt peab siis siin options alas gap tolerance nimetama juurde siia siis 501, mitte 500, nagu ma seda tegin. Seejärel liigun hiirekursoriga kontuuri sisse, kuhu ma seda lisada soovin. Ta küsib mult veel üle, kas ikka ma seda soovin teha. Continue hatching this area. Ja seejärel siis seesama ala, mis ei olnud kinnine, on viirutatud. Et enne ma seadistasin endal hatchidega, et ma tahtsin näidata, kui ma lisan hatchi sinna sisse, kus on teatud kontuurid juba ees. Ehk siis ma tahaksin, et see hatch, mis ma lisan, läheks läbi nende ringide. Ma korraks vahetan selle viirutuse siit ära. Ja kuidas ma seda teha sain, oli siis siit, kui ma läksin boundaries ja ma võtan siit set, new boundary set. Ja kui ma nüüd valin talle siis ette raami, vajutan enteri, siis ta laseb viirutuse läbi nendest ringidest ja ei kuva nagu neid ringe väljapool seda hatchi. Seesama asi on võimalik teha ka sellesama island detection'iga, aga sellega nagu, kes on ilmselt AutoCAD-i kasutanud, siis tihtipeale ta võib jätta teatud alad mitte nii konkreetselt, nagu sul vajalik oli. Ja ikkagist jätab nagu välja, nii et kui ma tahaksin läbi ringida neid seda viirutust panna, nii et ta ignoreeriks neid, siis üks võimalus selle kasutamiseks on siis need sama boundaries ja siis klikkida peale siit set, new boundaries set. Nii et las see gap siis praegu jääda, kui meil pärast on aega, siis ma korraks pusin korraks veel sellega seadistusega ja näis, kas õnnestub. Mida ma aga tahtsin veel seoses hatchidega näidata, on võimalus kasutada draw funktsiooni selle juures. Nii et ma võtan hatch, kui ma tavaliselt lisan hatchi siis elemendi sisse, siis siin all käsurea peal on ka draw. Ja ma võin valida natuke mingi teistsugusema viirutustüübi. Siis see draw tähendab seda, et ma saan nagu ütleme polujoonega tekitada hatchi mitte millegi elemendi sisse, vaid vastavalt endale joonele. Ja kui ma klikin siit peale veel ka mode, mitte mode, vaid width, siis sellega ma saan määrata,
kui paks on siis see konkreetne hatch, mida ma lisama hakkan. No ma praegu panen siis siia natuke jämedama, las ta olla siis 30. Ja siis ma saan näiteks siit ümber selle elemendi klikkida siit läbi. Kui sa mõtled, et kus seda kasutada, siis tead, seda võib kasutada nagu väga-väga paljudes erinevates olukordades. Ma ei tea, maastikukujundajad võib-olla disainivad mingisugust aeda või paigutavad, et kuskohast mingisugune asi liigub, on ju, et ta ei pea olema just ju sirge joon. Sa võid seda kasutada ka siksakina või kuidas iganes. Siin võib-olla nende X-ide asemel võib olla siis ka see need aiapostid, on ju, et justkui need lipid oleksid määratud või kuidas iganes. Et selline mõnus võimalus, kes on AutoCAD selles mõttes kasutanud nagu ülikaua juba, siis varasemalt seda varianti ei olnud, ta on mingites viimastes versioonides see draw võimalus siis siia lisandunud. Nii et kasulik, ma usun, igatepidi. Mis ma olen siia kirjutanud? Top view. Ma ei tea, kui paljud teist kasutavad hiire peal topeltklikki selleks, et teha zoom to extents. Zoomida out, zoomida välja, siis kogu pilt. Üks viis, kuidas seda veel kasutada, on view cube'i pealt. Mõnikord, kui sa kasutad nagu AutoCAD-i 2D, siis sa mõtled, et okei, miks see kuubik siin üldse olema peab, sest ma tegelikult väga harva seda kasutan, on ju. See on rohkem nagu 3D-s kasulik, aga on ka siin mõned asjad, mida sa saad teha. Kui sa selekteerid ühe elemendi ja klikid peale siit top, siis ta zoomib sulle täpselt selle elemendi sisse, mida sa olid ära selekteerinud. Kui mul ei ole ühtegi elementi selekteeringus, ma vajutan top, siis ta zoomib välja kogu minu plaani. No, ütleme, see on sarnane nagu topeltklikk rulliku peal, lihtsalt nagu zoom to extends tähendab siis natuke nagu rohkem välja zoomitud variant. Nii et täitsa variant kasutamiseks. Siis quick measure. Ma olen home menüüs ja utilities paneel, measure rip menüü alla on quick. Ma suuin korra sisse, ei saa näha paremini. See on funktsioon, millega meil on võimalik mõõdistada ilma, et ma konkreetselt klikin läbi jooni, punkte, mingeid elemente, mille vahele ma mõõtu tahan panna. Miks ta ongi quick ehk siis kiir mõõdistamine, sest sa lihtsalt liigud hiire kursoriga teatud kohtade peale ja ta näitab sulle kollasena siis, mis mõõtudega tegemist on. Mul on siin, tuleb välja, on ju, ilusad suvalised mõõdud riskliku joonestamiseks, et selliseid asju ilmselt väga tihti ei näe ette, aga tead, tuleb, nüüd näete, on ju, on lihtsalt tehtud. Aga mis mulle siin meeldib ka, on, et ta näitab, kus kohas on konkreetselt täisnurgad, need kollased nurgakesed siin, see annab sulle märku selles, et okei, see joon ei ole kuskil natuke kalde all, see ei ole viltu läinud, ta on ilusti sirgelt tõmmatud ja tegemist on korrektse asjaga. Mis mulle veel siit meeldib, on, et kui ma hiire kursoriga olen selle raami sees ja teen hiire kliki nüüd, siis nagu te teate AutoCAD-i pindalade mõõtmisest ühte-teist, see tihtipeale võib olla ka natuke peavalu pakkuv, siis quick measure'iga, kui sa klikid peale, siis ta tuvastab kinnise kontuuri ja näitab sulle siis pindalad millimeetrite ruudus, on ju. Ja perimeeter siis millimeetrites samamoodi. Kui ma liigun hiirega minema, teen mujal jälle kliki, siis see kaob minema, kaob ära, tähendab, et ta ei, nagu ikka, ei jää kuskile nähtavale lõpuni. Kui mul on teatud nurgad või siis kaared tehtud siin filletiga, ta näitab mulle ka raadiuse, mis on sellel konkreetsel elemendil. Ja loomulikult ka seda, et see ei ole täisnurk. Nii et quick measure ma küll soovitan võtta kasutusse, kes igapäevaselt AutoCAD-iga töötab, siis üsna mugav, sa ei pea klikkima. Muidugi ta ei võimalda sulle näha kõiki mõõte absoluutselt, mida sa tahaksid teinekord, on ju, sest ta näitab vastavalt geomeetriale mõõte. Et kui sul on vaja natuke teistmoodi mõõdistusi kätte saada, siis sa loomulikult võtad oma measure funktsiooni ja mõõdistad selle ära. Siis on mul selline huvitav pakkumine teile.
milleks on, no ütleme, et see võiks nagu välja näha siis, ma ei tea, mingi parkla, milles on parkimisvahed, noh, need vahed muidugi ei ole reaalsed, aga kui sa kujutad ette, et mingi element, milles on nagu mingi konkreetse vahemikuga elemendid ja mis sa sellega teha saad, ma tahtsin siis näidata. Kui mul on see välja joonistatud, ma tean, et mu selle vahe, nende siis pulkade või piiride vahe on 300, name tekst, multiline tekst, panen ta siia paika. Kes kasutab multiline teksti, teab, et siin sees on võimalik lisada ka field. Siis ma valin object, ma hakkan siis siduma elementi oma joonises oma multiline tekstiga. Nii et object, siis ma saan siit valida object type, select ja valin nüüd oma selle konkreetse joone, mis ma siia olen nii-öelda selleks piklikuks jooneks teinud. Ja püüan leida, millist väärtust ma oma tekstiga siis siduda soovin selle joone puhul. Antud juhul joonel on alati olemas pikkus. Ma tahan teada selle joone pikkust, siis et ta oleks seotud siis selle nii-öelda tekstiga, mida ma sinna lisama hakkan, eks ole. Siin ma saan anda talle täpsuse, mul ei ole vaja komakohta, siis ma panen täpsuse 0-ks. Aga mis siin saab teha, on additional format. Klikin siia peale. Ja üks võimalus, kuidas kasutada sellist tüüpi nagu väljade lisamist on võrdub. Ma tahan, et see joon, mis mul on, oleks jagatud nüüd siis, kuna ma tean, et see vahekaugus on 300, siis ma teen 1 jagatud 300-ga. Siis kui ma hoian all alt klahvi ja vajutan enterit, siis ta kohe mul kalkuleerib selle ära, et ta ei jää mitte võrdub 1/300, vaid ta siis kalkuleeribki, et see on see 0,333. Okei, väärtus on mul teada, siit ma panen okei. Ja ma rohkem siit seadistama ka midagi ei pea. Ja siis annab mulle eelvaate ka, eks ole, siin on 5. Nii, ma liigutan selle natuke paremasse kohta. Nii, mis ma sellega teada sain? Ma sain sellega teada, et mul on tegin siia valemi, et siin parkimis nii-öelda platsil selle joonega seotud on 5 parkimiskohta. Mis on lahe selle asja juures, on, mul ei ole siia küll väga palju ruumi jäetud, aga ma siis tõmban lihtsalt korraks üle. Panen siia juurde. Tegin joone pikemaks. Kopeerin siis ühe jupikese ka sinna veel. Ja kui ma teen siia nüüd regin, siis ta tuvastab selle ära, et okei, see joon, millega mul see tekst on seotud, muutus pikemaks, järelikult siis see nii-öelda 300, mis ma sinna lisasin, et nüüd siia mahub siis 6 parkimiskohta teha. Ja samamoodi, kui ma lähen väiksemaks või teise poole pikemaks, on ja siis need asjad tulevad muga kaasa. Ma jätan ta siis praegu siia vahele. Siis ühel või teises olukorras, kui me kasutame AutoCADis, siis mul on vaja kalkuleerida. Mõned kasutavad selleks PC enda kalkulaatorit, mõni võib-olla kasutab telefoni, mõni konkreetselt juba ka kalkulaatorit. Siis ma lihtsalt tahtsin pakkuda võimalust ja näidata, et ka AutoCADis sees on enda kalkulaator ja päris mugav kasutada, sest et ta on juba AutoCADi sisene, sa saad seda infot kopeerida, liigutada, vahetada, eks ole. Nii et Quick Calculator asub Home menüüs Utilities paneelis. Quick Calculator. Ta hüppab mulle kohe siia vasakule kinni, nagu sa tead, kus on kirje, eks ole. Sa võid tirida, lohistada enda paneele nii, nagu sa soovid, kui sul ei sobi, et ta seal kinni oleks. Nii, aga mis ma siis teha tahaksin? Oletame, et ma tahaksin selle ristküliku, mis mul siia joonestatud on, jagada nagu offsetiga justkui 3 osaks. Ilma, et ma siis oleksin ise täpselt teadnud, mis on selle
mõõdud, selle joone mõõdud. Ma lähen Quick Calculator ja siin on võimalus distance between 2 points. Klikin peale, näitan talle ette, see ja see punkt on, mille vahele ma tahan siis võrdseteks osadeks selle nagu joone siis või kasti jagada. Ta annab mulle teada, näed, see on selline pikkus. Nüüd ma saan kasutada kalkulaatorit siin AutoCAD-i sees, jagatud siis 3-ks. Enter. Annab mulle teada, näed, sellised vahemikud on selleks, et sa saaksid täpseteks osadeks, on ju. Nüüd ma siis aktiveerin oma käskluse offset või enter. Ja ta kohe, kes kasutab funktsioone, kas ta kasutab siis siit käsurea pealt või vaatab siit ülevalt, igatahes ta küsib, on ju, specify offset distance. Anna siis teada, mis on see vahekaugus. Nüüd siit ma saan kalkulaatori pealt valida paste value to command line. Paste value to command line, ma ei pea siit ise trükkima midagi, ma ei pea midagi sisestama. Läks kohe automaatselt siia käsurea peale see number, enter. Ja nüüd ma siis valin oma ühe poole, teise poole ja need on võrdsed vahemikud. Loomulikult võib-olla sa tahad veel midagi juurde panna, siis see funktsioon ju võimaldab seda edasi teha. Minu eesmärk oli lihtsalt 3 võrdseks osaks jagada, ilma et ma peaksin väga palju ise nummerdama, kalkuleerima, ma ei tea, mingid abijooni tõmbama, kes teab veel, mis võimalusi on. Selles mõttes AutoCAD-is on ju kõik võimalik. Sa võid neid jooni tõmmata nii nagu tahad, abijoontega kalkuleerida. Aga tänane eesmärk võib-olla on, et leida niisuguseid nutikaid nippe selleks, et teha ühte või teist operatsiooni kiiremini. Ja kui sul ei ole just mingi 600 joon, mida sa tahad pooleks teha, siis sul on see midpoint, eks ole, seal siis sa ei hakka kalkuleerima midagi. Aga kui sul on sellist tüüpi ülesanne, siis miks mitte kasutada Quick Calculatorit. Liigun edasi. Fillet käsklus. Mul on tehtud siia ette üks selline kujund, kuhu ma olen ühe filleti juba lisanud. Ja ma lihtsalt tahan nüüd näidata sellist võimalust filletiga, et seda sama raadiust kopeerida ka teistele nurkadele, ilma et ma teaksin, mis on see raadius. Oletame, et ma ei ole seda ise teinud ja oletame, et ma täpselt ei tea ja näitan lihtsalt niisugust workaround'i võib-olla. Ma aktiveerin fillet käskluse. Siis ta küsib mu käest, on ju, et või noh, on teatud lisavalikud, mis ma saan teha. Mina tahan teada siis anda talle teada, mis on raadius. Siis AutoCAD-is on fillet käskluse sees justkui veel teatud käsklused ja see käsklus, mida ma siin tahan näidata, on selliselt välja tulev. Ma proovin leida mu ülakoma ülesse. 36, jah, tuli. Ma kirjutan siis käsurea peale praegu, jah. Ja kui ma trükin sisse nagu calculate, see on siis põhimõtteliselt nagu geometry calculator ehk siis geomeetriline kalkulatsioon. Ülakoma kall, siis enter, ta küsib mu käest kohe expression'id, selleks on siis raad. Trükin lihtsalt sisse raad. Ja siis ta küsib mu käest, anna siis teada, millise kaare raadiust sa nüüd siis nii-öelda kopeerima või nagu millise kaare raadiust sa üle tahad võtta. Klikin talle peale. Ta automaatselt tuvastas ära. Siin nüüd järgmiseks on näha fillet raadius ja nüüd ta ütleb select first object. Ma võtan veel ka multiple. Jah, ma võtan multiple, panen näiteks nendele alumistele siis selle. Üks hiireklikk, teine hiireklikk, üks hiireklikk, teine hiireklikk. Ja see sama raadius, mis mul oli siis siin, on sellisel moel filletiga võimalik üle kanda ka teistele kaartele. Mis on siin veel äge selle funktsiooni puhul on, et võib-olla sa ei taha, et see alt 36, alt 39, kall, võib-olla sa ei taha, et see oleks täpselt sama raadius. Siis sa võid teha sellise nii-öelda käskuse, on raadius korrutatud näiteks 0,5-ga ja enter.
selector, jälle näitan talle ette. Expression. See tuli nüüd. Ei. No. Proovin veel. Jah. Vaatan korra, mis 75, ta justkui kalkuleeris mul selle välja. Nii, tuli. Ehk et kui ma näitan talle ette selle, mis oli, ma korrutan selle läbi, raad korda 0.5, ma kirjutasin komaga, sellepärast oli probleem. Nagu ikka AutoCADis ei tasu komadega mässata, ikka punkti tuleb kasutada, siis ta tegi mulle poole väiksema raadiuse. Nii et selline nagu nutikas viis, kuidas filletiga neid asju ajada, sest et tihtipeale ei ole see kõige võib-olla lihtsam ka. See järgmine asi, mis ma tahtsin näidata, on count funktsioon. Ma selleks liigun ühte teise joonisesse, mis on AutoCADis sample file ja võtan lahti count paneeli. Ja mis ma siin tahan näidata? Ma tõstan korra selle siia poole. Siin selles paneelis ta mulle näitab siis ära konkreetselt, kui palju plokke selle ja selle nimetusega, kõik need nimetused, mis siin on sees, eks ole, on konkreetses failis. Nii palju siis arvuti blokke, nii palju laudasid sellise nimega ja nii edasi. Samas ta näitab ka, kui mõndade plokkidega on mingi probleem. Ehk siis, kui ma tahan nagu ülevaadet saada, et mis mul siin failis toimub, ma tahaksin teada saada, kui palju mul selle konkreetse korruse plaani peale teatud elemente on, teatud blokke, eks ole, siis ma vaatan, siin on hüüumärk, mingi probleem. Klikin ta peale. Ta ütleb count error, overlapping object ja liigutab selle siin punaseks. Okei. Kui ma siia peale klikin, selgub, et siin on siis elemendid üksteise peal. Kustutan ühe objekti siit ära, ta liigub uuesti roheliseks. Back to list. Ennem oli siin hüüumärk. Kui ma selle nüüd ära kustutasin, siis hüüumärk on siit kadunud. Siin allpoolses samamoodi on hüüumärk exploded block. See nüüd leiame selle punaseks. Okei. Ehk siis ta annab mulle siin märku, et kõik need plokid, mis mul siin rectangularid on, eks ole, ristkülikutena, aga siin siis üks plokk on mingisuguse probleemiga ja ma saan siis sellega juba tegeleda. Kas mul on vaja siis see vahetada, võib-olla see plokk on midagi valeti üldse, võib-olla see on lihtsalt kogemata nagu juppideks lahti tehtud, aga ühesõnaga siin on ristkülik, mida arvestatakse siis sellisel juhul nagu justkui problemaatilisena. Nii et selline võimalus, kuidas ülevaadet saada plokkidest count siis paneeli või paleti abil. Mõned võib-olla seda kasutavad rohkem, aga see sõltub ka hästi palju joonisest, eks ole, kuidas need plokid ja nimetused ja kõik asjad on siis organiseeritud. Aga viimastes versioonides see võimalus siia lisatud on, nii et miks mitte seda ka siis kasutada. Järgmine jupp, mis ma näitan siin, on grips. Ja võib-olla sa oled seda juba kasutanud ja grips on siis inglise keeles need kinnispunktid, mis siin need sinised täpikesed ja kriipsukesed siia tekivad. Kui ma selekteerin elemendi, siis ma neid siniseid näen, kui ta mul, eks ole, Escape'iga mul midagi selekteeritud pole, siis ma neid ei näe. Ma hoian all shift klahvi, vajutan nurkade või nende täpikeste peale, 1 ja 2, ma näen, mul on see miinuskärk, siis see võimaldab valida 2 juppi nuppu korraga. Ja siis sa saad kasutada seda nagu stretch'ina. Kui ma ei vali mõlemat juppi nuppu, siis ma tean, et kui mul on ristkülik, siis ta liigub stretch'iga ära ainult ühe nupu, eks ole. Aga siis selliste nagu korrapäraste elementide puhul, mis on siis võimalik valida shift klahv all ja mõlemad need. Ja muidugi stretch, kui sa tead sellise, kui sul on ristkülik,
saad ka siit kasutada, aga alati ei ole sa kasutanud võib-olla vooluline'i ja kõik muud olukorrad nagu siia lisaks, siis on kasulik valida mitu nii-öelda seda siis grip'i nagu kinnispunkti korraga. Lisavariant siin, kui ma olen need ära valinud, nagu ütlesin, vaikimisi ta annab mulle käsurea pealt, ma siis näen, mis ta mulle pakub, onju. Vaikimisi ta ütleb mulle, et näed, siin on stretch funktsioon. Kui ma vajutan tühikut, siis vaata, automaatselt aktiveerub järgmine funktsioon, milleks on move. Sa ei pea siis aktiveerima seda käsurea pealt, sa ei trüki sisse ka käsklust mitte, sul on ainult selekteeritud element ja vajutan tühikut. Ma saan seda nüüd move ida, vajutan ühe korra tühikut veel, ma saan seda pöörata. Ehk siis on mõned käsklused, mis tühikuga tulevad. Kui ma ühe korra veel vajutan, ma saan seda scale ida. Ma ei võta käsklust, mul on tühikuga lihtsalt nii-öelda teatud rotatsioon käsklustest, mis sellega avanevad. Mirror ja uuesti tagasi stretch. Selline hea võimalus tühikuga siis kasutada kiiremat varianti aktiveerida käskluseid. Ahah, viltune joon paralleelseks. Ma arvan, paljud on meist sellega tuttavad, mingid elemendid on viltused, siis võib teinekord olla natuke raskusi täpselt selle paralleelseks tagasisaamisega. Pakun teile võimaluse, kuidas seda teha. Jällegi, see alati sõltub joonisest, olukorrast, kuidas asjad on tehtud. Ma lihtsalt näitan ühte viisi, kuidas sellega teha. Paljud võib-olla kasutavad mingit teist varianti, siis see on ka fine. Igatahes ma klikin lahti selle nii-öelda siis lõpp-punkti sellel joonel, hoian all kontrollklahvi. Ja mis see probleem selles mõttes on, ma võib-olla selle näitan kõigepealt ära, siis ma ei saa seda automaatselt sirgeks tagasi tõmmata, sest ta ei snappi mul sellisesse kohta, kus ta peaks. Selleks, et seda õigesse kohta snappima saada, ma hoian all kontrollklahvi, teen parem klikk ja kasutan sellist nii-öelda jälgimispunkti varianti nimega siis valin from. Selleks klikin uuesti läbi baaspunkti, kus kohast ma joont hakkasin tõmbama ja kust ka siis minu see uus joon hakkab baaspunktist lähtuma. Klikin ta läbi, et see nagu joon nüüd enam kaasas ei käi, eks ole. Ja mul on võimalik tõmmata. Nüüd siin, kuna ma olen seda juba paar korda teinud, siis ta praegu mulle juba pakub seda rohelist punktiiri, aga kui sul ei ole see roheline punktiir kohe teljest nähtaval, siis üks võimalus, kuidas seda nähtavaks saada, on siis paralleelse snapiga. Teed aktiivseks paralleelne snap. Liigun tagasi joonisesse ja liigun siis oma vasakul või paremal pool oleva siis joone peale, mis on siis paralleelne, millega paralleelselt ma tahan oma joont tõmmata. See ei pruugi alati olla 90 kraadi alla, see võib olla ka kalde all joon, millega ma tahan paralleelselt minna. Et praegu näidan lihtsalt on sirgjooneliselt, aga kui ma siit teen ta nii-öelda selle paralleel selle snapi aktiivseks, siis ma näen, et mu rohelised punktiirikesed ilusti tekivad, vasakule käin ka korraks ära, siis ma saan selle pikkusega õigeks, et ma ei tõmba suvalisele maale ja siis ma teen hiirekliki ja ma tean, et mu joon on uuesti õiges kohas, õige kalde all ja õige pikkusega. Nii et snap funktsioonid kindlasti tutvu nendega, kui sa ei ole veel seda teinud. Siin ma näitaksin ühte nii-öelda alternatiivset võimalust. Üldiselt ma kasutaksin sellises olukorras array funktsiooni. Mul on siin siis pandud kastikesed ruumi sisse, mida ma tahaksin siin paremal poolses osas täpselt samamoodi kubada. Lihtne viis oleks seda teha array'ga, rectangular array, paned need paigad paika, mitu tulpa, mitu rida, mis vahekaugus ja nii edasi. Siin ma teen seda natuke teist moodi ja lihtsalt, et asju huvitavamaks teha ja näidata, et AutoCADis igasuguseid võimalusi on olemas. Ja nii ma korraks paigast ära. Ehk siis kontroll ja copy. Nii et ma valin elemendi ja nüüd selle nurga. Võtan aktiivseks siis oma tühikuga jälle move ja sa näed, et siin käsurea peal on nüüd copy ehk et ma liigutan elementi, aga ma siit valin käsurea pealt uue variandi, milleks on kopeerimine.
Selleks, et ta siia õigele maale, ma lihtsalt praegu kasutan võimalust ja panen selle siia üles, kuna mul see kaugus oli juba paigas esimese puhul. Aga nüüd, kui ma hoian all kontrollklahvi, siis vaata, et ta automaatselt tuvastab mul ära, et näed, see vahekaugus oli siis 400 ja nüüd, kui ma ikka veel hoian all kontrollklahvi, korraks liigutan seda allapoole, siis te näete, et kui ma hiirega jõuan nagu kuskile maale, siis ta näitab, ahah, näed, siia võid selle panna. Siia samamoodi 600-sega või 400 sammuga, siis ma võimaldab panna edasi seda kasti, ilma et ma siis trükiksin sisse 400, vaid kontrollklahv all, see paigutus on mul juba ette talle näidatud, et näed, see on see vahekaugus, ta tuvastab järgmise paika mahapanemisega sellesama vahemiku. Nii et move funktsioon, siis copy käsurõe pealt ja kontrollklahvi hoian all, et paigutada siis õige vahemaaga. Üks selline kergem näide ka siia vahele, lihtsalt võib-olla üks või teine ei tea, aga kui ma kasutan lengthen funktsiooni näiteks tavalise joone puhul, eks ole, siis tab klahviga ma saan vahetada, millist distantsi ma sisse tahan panna. Tab klahviga, kas ma näitan talle uue kogupikkuse või ma näitan talle selle jupi, mida ma lisada soovin. No, näiteks siis 300, eks ole. Sama asi kaarega, aga kaarega kui sa hoiad oma hiirekursorit, tihtipeale tehakse ka seda, et ma klikin juba siia, on ju, ja nüüd hakkan vahetama, siis ma tean, et okei, ma tegelikult ei saa seda vahetada, et raadius samaks jääks, on ju. Kui ma hoian oma hiirekursorit selles sinises punktikeses ja valin siis rip menüüst lengthen, siis raadius on sama. Ma lihtsalt pikendan seda kaart. Probleem võib tekkida polujoonega, kui sa lisad näiteks siit vasakult poolt, hoian all vasakut mitte klahvi, hiirekursorit vasakus punktis ja ma tean, et siin on võimalus lisada vertexeid juurde, eks ole. Lisan add vertex, aga vertexite lisamise loogika on see, et ta lisab nagu vertexi algpunktile eelnevale punktile. Kui ma alustasin joone tegemist vasakult poolt, tegin 1, 2 ja 3, eks ole, siis ta vertexi lisabki sellele nagu nende kahe punkti vahele. Kui ma lisan siia lõpp-punkti add vertex, mul ei teki probleemi, ta lisab siia juurde, sest ta läheb nagu paremale poole edasi, sest see oli minu see end point sellel joonel. See oli mu see start point. Nüüd, mis on võimalus siis vasakult poolt joone pikendamiseks polujoone puhul on järgmine. Extend vertex. Okei. Ma nüüd saan lisada juurde neid punkte ja liikuda sellega edasi nii nagu tahan. Kui sul on vaja neid remove ida, eks ole, vahelt ära, remove vertex. Ja polujoone puhul lihtsalt tasub täheldada seda, et sa ei lisa siia add vertex, vaid sa paned extend vertex. Me oleme ajaga päris täpselt, kell on 11:46 ja ma jõuan oma viimase nii-öelda planeeritud teemani. Mul oli ikka mõned varuteemad, millest ma oleks rääkinud, kui meil oleks aeg olnud. Aga selleks, et olla üsna täpne, siis mu viimane nii-öelda nipp või selline asi, millest ma rääkida tahan, on multiliideriga seotud. Ja multiliideri puhul on mul siis ette tehtud siia ringid ja siin on tekst pandud ja ma aktiveerin oma multiliider käskluse. Siis võib-olla sa oled juba kursis, võib-olla mitte. Content first. Käsurea peal. Mul on praegu, miks ma jäin korraks vaatama, sest ma tahtsin, et mul oleks see content first, et multiliideri puhul sul võib olla ka leader first, ehk siis sa näitad kõigepealt noola otsa ja siis kirjutad teksti. Aga mul praegu vastupidi, et mul on tekst kõigepealt ja siis läheb noola ots. Aga kuna mul tekst on juba olemas, näiteks mul on tehtud mingi fail ja nüüd sellele tekstile ma tahan siis viite lisada. Et ma loodan, et ei hakka siis sellisel juhul tõmbama nooli või seda joont ja siis tegema joonega noole otsasid. See on nagu juba, see pole väga efektiivne moodus. On siis select mtekst ehk siis multiline tekst. Klikin talle peale ja sa näed, et automaatselt tekib sulle siia nool ja tekib ka viitenool. Tegemist enam ei ole multiline tekstiga, vaid see on nüüd multiliider ehk siis viiteriiul. Kui sa tahad siia veel, kuna mul neid ringe on siin rohkem, ma tahan sedasama kasutada ka teistele ringidele puhul, siis sa tead, et siin on add leader. Kas sa tahad siis siia lõppu, siia keskele? Ma panen praegu siia siis lihtsalt.
ja see on nii kaua aktiivne, kuniks sa sellest käsklusest siis välja lähed. Ma loodan, et sa tead ka seda, et siitsamast me saame ka neid nupukestest maha võtta. Remove leader, kui sul ei sobi see nooleots, mis sa siia panid. Ja nüüd muidugi, kui sul tekib, okei, et ma praegu panin üks ring, aga nüüd sul on näitajad kahele ringid, siis topeltklikk teksti peale, kirjutad siia sisse siis mingi uue informatsiooni, mida sul siis parasjagu vaja redigeerida oli. Nii, super. Ma võtan korra ette. Jah, jõudsime sellega lõpuni. Mida ma veel tahtsin küll näidata, on siis seesama info siia slaidide lõpuni, et kui sul on tekkinud vahepeal mingeid küsimusi, kommentaare, mõtteid, mida tahad jagada, siis ole hea ja kirjuta nendest siia chati. Ja ma lihtsalt näitan samal ajal, kui ma ootan teie tagasisidet või küsimusi, oma käsiraamatut, mida on võimalik siis tellida Arukädi lehe pealt. Hinnaks tal 25+ käive ja tegemist on siis AutoCAD baasteadmistega ja sinna see on 160 lehekülge pikk, aga samas see on eesti keeles, see on täis harjutusi, siin on võimalik nii-öelda saada informatsiooni funktsioonide toimimise kohta, aga samas ka nagu step by step ehk siis samm-sammulised juhised funktsioonide kasutamiseks selleks, et efektiivselt võtta tarkvara kasutusse. Või kui sa juba kasutad, aga on mõned funktsioonid, millest sa ei ole võib-olla kindel, kuidas seda kasutada, kuidas see on nagu hea, siis palju funktsioone, mis ma olen siin lihtsalt lahti kirjutanud. Samas ma ei usu, et see on ainult nendele, kes on juba alustajad, nii-öelda kasutajad, siin on palju funktsioone ka, mida võivad mitte teada siis need, kes on juba võib-olla mõnda aega tarkvara kasutuses. Ma ilmselt ei suuda selle raamatuga midagi uut rääkida nendele, kes on 15 aastat AutoCADiga projekteerinud. See ei ole see eesmärk, aga ühte-teist siia sisse on kirjutatud, nii et kui sul on huvi AutoCAD käsiraamatu kohta eesti keeles õppida, siis sul on see võimalus tellida seda meie kodulehe pealt. Võib-olla sul tekkis mõte, et sa siin webinaril kuulsid ühte ja teist ja tahaksid hoopiski oma teadmisi laiendada koolitusel, siis kindlasti jälgi ka meie koolituskalendrit. Üldiselt igas kuus meil üks AutoCADi baaskoolitus ja siis ka sellele järgnevalt jätkukoolitus teatava vahega on toimumas. Ja nii AutoCAD algkoolitus kui baaskoolitus kui jätkukoolitused on meil pakkumises, nii et võib-olla oled huvitatud meeskonnakoolitusest. Tule meeskonnakoolituse, tee meile päring, võib-olla oled huvitatud avatud koolitusest, siis registreeri ja ootame sind väga. Selline informatsioon siia. Ma nüüd vaatan korraks üle, mis hetkel ma ei näe. Ma vaatan, kas Q&A's on miskit. Hetkel küsimusi ei näe, nii et ma siia teid pikemalt siis kinni ei hakka hoidma. Ma panen siia lõppu oma kontaktid veel. Kui kellelgi on küsimusi, soovib mingit päringut teha, siis ootan neid oma emaili peale ja peatse kuulmiseni. Jälgige ikka meie infokirjasid, seal me ühte-teist anname teada, millal jälle webinarid on tulemas, millal koolitused on tulemas, nii et või siis meie kodulehelt sama infot. Nii et aitäh teile praeguseks. Kena päeva jätku.